sõltuvalt juhi tüübist on tema mänguväljakul nii-öelda tööriistakastis 3 või 4 peamist tööriista. On juhid, nimetame neid siis selliseks esimese tüübi juhtideks, kelle tööriistakastis on põhimõtteliselt 3 tööriista. Eesmärkide tööriist, tegevusplaani tööriist ja tulemuste tööriist. See tähendab seda, et nad jälgivad eelkõige oma töös 3 asja. Missugused on eesmärgid, kas ootuspärased, missugused on tegevused, tegevusplaan, strateegia ja missugused on tulemused. Nüüd teine grupp juhte on sellised, kellel on tööriistakastis üks instrument veel. Ehk siis lisaks õigetele eesmärkidele, õigele strateegiale ja tulemuste tagamisele on nende tööriistakastis ka inimesed. Ja nüüd nendel juhtidel on oma töös oluliselt rohkem ka mänguruumi, paindlikkust, aga ka potentsiaali ja võimalus seda potentsiaali ära kasutada, sellepärast, et läbi selle inimesi puudutava tööriista ta suudab võrreldes selle esimese tüübi juhiga nii palju kaugemale ja nii palju kiiremini liikuda. Selline lähenemine viib meid juhtimise põlvkondadeni. Võib öelda, et juhtimine on ajas läbinud 5 põlvkonda. Esimese põlvkonna juht, keda tegelikult oleks nagu targem nimetada 0 põlvkonna juhiks, need olid siis juhid, kelle selline juhtimisstrateegia oli põhimõtteliselt füüsiline jõud, füüsiline hirm. Looduses siiamaani hundikarjas juhtimine käib selle alusel, kes on füüsiliselt kõige tugevam, see piltlikult öeldes juhib. Aga ka vanadel aegadel, hõimudes, kõige tugevam isend oli see, kes gruppi juhtis ja kogu ülejäänud grupp, võib-olla nad ei nõustunud juhiga, aga nad ei saanud mitte midagi teha, sest et kui nad üritasid juhile vastu hakata, siis juht füüsiliselt surus selle isiku lihtsalt maha. Maffia siiamaani paljuski on selline, et kõige võimekam, kõige julmem, füüsiliselt kõige tugevam isend sageli on grupijuht. Nüüd peamiseks tööriistaks siis sellises süsteemis ongi füüsiline hirm. Nüüd kui me liigume sellise päris esimese tasandi juhi juurde, kus enam ei kasutata füüsilisest ellujäämisest tulenevat hirmu, siis me jõuame esimese tasandi juhini, keda võib nimetada ülemuseks, bossid. Need on siis sellised hierarhilises süsteemis, kas ühelt poolt määratud juhid, aga teiselt poolt ettevõtlikkuse või ettevõtete kontekstis tööstusrevolutsiooni aegadest pärit siis ülemused, kelle ülesandeks oli tegelikult kontrollida tööjõu tööd. Nende funktsioon ei olnud motiveerimine, nende funktsioon ei olnud inspireerimine, vaid tegelikult nende ülesandeks oli tagada, et need töölõigud, mida masinad ei suuda ära teha, need teevad ära inimesed ja kuna inimesi ei saa lõpuni selles mõttes usaldada, nad ei ole masinad, siis tuleb neid kontrollida, hinnata ja jälgida nende tulemuslikkust. Sellise esimese põlvkonna juhi põhiliseks tööriistaks on siis tegelikult psühholoogiline hirm. Kui seal 0 põlvkonnas oli ellujäämise hirm ehk füüsiline hirm, siis siin esimeses põlvkonnas on psühholoogiline hirm. Ehk siis inimesed kardavad tööd kaotada, nad kardavad juhti, nad igaks juhuks teevad ära kõik, mida juht nendelt nõuab, nad ei küsi liiga palju küsimusi, nad ei sea juhi käitumist, juhi otsuseid kahtluse alla, sest targem on mitte juhile vastu hakata, pärast veel jääda oma töökohast ilma. Nüüd sellise juhtimise suurim puudus on see, et sa tegelikult ei saa seda inimressurssi kätte. Võib-olla 200 aastat tagasi ei olnudki vaja seda ressurssi kätte saada, sest inimene oligi puhtalt tööjõud. Aga kui sa mõtled nüüd enda töö kontekstis ja kujutad ette, et need inimesed, keda sa juhid, et nad absoluutselt ei kasuta oma intellektuaalset potentsiaali. Et sul on ainult piltlikult öeldes paar töökäsi, mida sa saad kasutada, aga inimene ei tule oma mõtetega välja, ta ei tule oma ettepanekutega välja, ükskõik kas ta näeb võimalusi või ta näeb ohte, ta vaikib. Sest et ta kardab ühelt poolt ideid pakkuda, teiselt poolt kardab võib-olla ohtudele tähelepanu juhtida. Ja nii ongi, sul ongi põhimõtteliselt kasutada ainult tema käed. Nüüd ilmselgelt
paarsada aastat selline tööstusrevolutsioonist pärinev juhtimine õigustas ennast, aga kuskil 90. aastatel siis hakati rääkima juba juhtimise sellisest teisest põlvkonnast, kus siis ülemustest hakkasid saama juhid. Ja nüüd juht on siis selline isik, kes on natukene siis selle esimese põlvkonna mõjutustega, aga ta on hakanud aru saama, et tegelikult töötajates on ikkagi teatud väärtus. Et töötajaid ei saa võrdsustada masinatega, nendel on ikka oma mõttemaailm, oma tundemaailm, mingid asjad neid käivitavad, mingid asjad neid pärsivad. Ja see oli see ajastu, kui siis hakati rääkima töötajatest kui organisatsiooni suurimast varast. Aga häda oli selles, et selle eelneva põlvkonna mõjutus oli veel nii suur, et see ei jõudnud jutust käitumisse. Juhid küll rääkisid ja hõikasid välja igasuguseid loosungid, kui tähtsad töötajad nende jaoks on, aga ise sellise juhi alluvuses töötades sa ei pruukinud kunagi tunda, et sa päriselt oled selle ettevõtte jaoks oluline vara, et sa oled oma juhi jaoks tähtis. Vaid igapäevases käitumises sa tundsid ikkagi, et juht tegeleb oma eesmärk, tegevused, tulemused süsteemis ja see, kuidas moodi inimesed siin hakkama saavad, mida nad asjadest arvavad, kui motiveeritud nad on, see ei olnud tegelikult eriti oluline. Nüüd võibki öelda, et sellise teise põlvkonna juhi tööriistadeks ongi just nimelt need 3 asja. Et ta jälgib süsteeme, ta jälgib protsesse, ta hindab tulemusi ja kogu selline inimlik motiveeriv pool, inimestega tegelemine, inimeste motiveerimine, see on täiesti teisejärguline ja tagaplaanil. Nüüd teatud aja see õigustas ennast, sest et piltlikult öeldes organisatsioonid olid jõupositsioonil, juhid olid jõupositsioonil, aga täna kuskil niimoodi 2020 on nii palju konkurentsi heade töötajate nimel, et paljud juhid tunnevad ja paljud organisatsioonid tunnevad, et nad ei ole enam jõupositsioonil, sest töötajatel on tekkinud valikuvõimalus. Pigem otsitakse häid töötajaid, eriti kui me räägime idufirmadest, me räägime sellistest kaasaegsetest firmadest. Seal käib kogu aeg jaht talentide peale ja kuidas moodi nüüd talente oma ettevõttesse tõmmata. Siis siin tulebki mängu selline, ütleme siis 3. põlvkonna juhtimine, kus juhid ei ole mitte enam proaktiivsed ainult protsesside ja äri suunas, vaid juhid üha enam hakkavad oma proaktiivsust üles näitama inimeste suunas. Ehk siis tuuaksegi sinna tööriistakasti see inimeste mõõde sisse, sest saadakse aru, et see päris konkurentsieelis ja päris potentsiaal on siis just selles osas. Ja see tähendabki seda, et ega ei ole sellist ette kirjutatud valemit. Et seal teises põlvkonnas olid süsteemid, valemid, igasugused efektiivsustagajad, mida siis juhid püüdsid raamatust näpuga rida ajades oma ettevõtetes saavutada. Aga vaata, inimesed on määratlematud. Nad on väga erinevate vajadustega. Ja siin ei olegi sellist nagu ühest valemit, et teed nii ja kõik toimib. Ja siit tulebki selline nagu liidritüüpi juhtimine siis sisse, et sa pead olema võimeline kohanema, sa pead olema võimeline empaatiliselt mõistma, tajuma, et mida konkreetselt nende inimestega mina juhina saaksin teha, et nemad tahaksid siin pingutada. Ja see mõnes mõttes täielik selline juhtimise paradigma muutus, sest kui see esimene põlvkond ja teine põlvkond käsitles juhtimist kui eesmärkide saavutamist inimeste kaudu, siis 3. põlvkonna juht küsib, kuidas mina saaksin luua sellise töökeskkonna, et need inimesed tahaksid siin pingutada, et nad tahaksid aidata neid ühiseid eesmärke saavutada. Ja nüüd üks põlvkond on veel. Ja sellest kirjutatakse kui siis tuleviku juhtimisest, mille kohta öeldakse, et tegelikult tuleviku organisatsioonides sellisel kujul juhtpositsioone üldsegi ei ole, sellepärast et ei ole vaja sellist ülemuse tüüpi kontrollifunktsiooni, sest üha enam ikkagi püütakse leida organisatsioonidesse selliseid töötajaid, kes saavad selle organisatsiooni missioonist aru, kes on ise motiveeritud ja ei ole vaja kedagi, kes käib ja kamandab ja kontrollib, vaid pigem jäävad just juhtide rollideks see keskkonna loomine, teatud funktsioonide ja lõikude tagamine organisatsioonis ja võib-olla ka kuskilt seadusandlusest tulenevad rollid. Aga otsustusvabadus kasvab, võime detsentraliseeritakse, sest et juht, olles ainuotsustaja, piirab tegelikult kogu selle meeskonna potentsiaali ära oma ajumahuga.
kui ta arvab, et tema langetab alati parimaid otsuseid, tema teab alati, mis on õige ja mis on vale ja ta ei kaasa otsustusprotsessi piisavalt töötajaid, siis tegelikult väga-väga suur potentsiaal jääb kasutamata. Teine asi, mida öeldakse, et ei ole järgmise põlvkonna juhtimises strateegiat, sest et keskkond muutub nii kiiresti, olud muutuvad nii kiiresti, mistõttu mingeid asju 5, 6, 7 aastat ette planeerides sa võid täiesti vales suunas liikuda. Küll aga on eesmärgid lühemaajalisemad, pikemaajalisemad ja nende kaudu navigeeritakse. Ja kõige olulisem aspekt ei ole enam egosid, mis tähendab seda, et organisatsiooniga liituvad inimesed päriselt suudavad organisatsiooni ja grupi huvid asetada enda isiklikest huvidest kõrgemale. Ei ole enam sisemist konkurentsi, ei ole enam võistlemist, ärategemist, ärapanemist, mulje loomist, vaid inimesed, kes tulevad ja liituvad selle organisatsiooniga, pühenduvad täielikult missiooni ellu viimiseni. Millal organisatsioonid sellesse punkti jõudma hakkavad? See on ise küsimus, aga tundub igal juhul inspireeriv ja on ka Eestis reaalselt juba ettevõtteid, kes proovivad selliseid juhtideta organisatsioonide mudeleid, eks nendel on omad väljakutsed, aga ka väga-väga suured võimalused ja väga head tulemused tegelikult. Nüüd, kui sa tunned juhina, et sa soovid siis sellest vanast põlvkonnast, ülemuse tüüpi põlvkonnast, kelle tööriistakassis on ainult eesmärgid, strateegia, tulemused, sooviksid sinna liita siis seda inimeste aspekti rohkem, siis mõned sellised mõtted, et mida siis juht oma mõtteviisis peaks muutma hakkama. Esimene asi on siis see, et kui sa varem olid ise tippspetsialist, siis nüüd võiks sinu eesmärk olla leida ja arendada enda meeskonnas tippspetsialiste. Ja sinu küsimus on, kuidasmoodi panna need tippspetsialistid parimal kujul tööle. Sealt sa jõuadki teise punktini, ehk siis kuidasmoodi mitte ainult leida nad sinna, vaid kuidasmoodi hoida, säilitada ja kasvatada nende motivatsiooni. Kuidasmoodi aru saada, mida nad päriselt vajavad, mida nad päriselt ootavad. Nad on inimestena erinevad, nad on oma minevikus erinevad, nad on erinevate ootuste, vajadustega, isiksuse tüüpidega. Kuidas jõuda nendele piisavalt lähedale, et aru saada, et okei, selle inimese nupp on see, selle inimese nupp on see ja selle inimese nupp on see. Kui sa püüad siin kõikidele niimoodi klassikalise ülemuse tüüpi lähenedes, et okei, ma hoian pigem kõikidest natukene eemale, ma ei tahagi nendega liiga sõbraks saada ja püüad kõiki ühtemoodi motiveerida palgaga, siis sa arvatavasti sellises uues süsteemis seda teha ei suuda. Nüüd, kui sa varem eelkõige mõtlesid enese arendamise peale, siis nüüd võiks sinu vaade olla see, et kuidasmoodi ma saaksin arendada oma töötajaid. Ja mitte jällegi sellises isekas juhi vaates, et ma arendan neid kõikides nendes lõikudes, mis on minu osakonnale ja minu tulemustele kasulik, aga mõelda, kuidas sa saaksid ka neid inimestena areneda, sest mida rohkem nemad tunnevad, et see keskkond ja see töökoht neid inimesena arendab, seda rohkem nad on selle töökoha nimel valmis ka pingutama. Mida rohkem nad tunnevad, et sina juhina tunned huvi ainult nende asjade vastu, kuidas nad sulle saavad kasulikud olla ja sinu jaoks kasulikult areneda, seda kiiremini nende motivatsioon hakkab ka langema. Siis 4. punkt on see, et varem sa mõtlesid selle peale, kuidas ma ise saaksin edukas olla. Nüüd võiks sinu mõtteviis olla see, et kuidas ma saaksin aidata oma töötajatele edukas olla. Kuidas luua selline keskkond, kuidas anda nendele sellist tagasisidet, kuidas anda nendele selliseid ülesandeid ja selliseid eesmärke, et nad saaksid selle edu elamuse. Ehk siis aidata nendel edukas olla see nii-öelda heas mõttes hall kardinal, kes püüab aidata nendel edukas olla. Nüüd selline ülemuse tüüpi juht on see, kes kardab, et äkki ta on minust edukam. Mistõttu ta püüab ise ikkagi edukana näida ja püüab alati näidata, kuidasmoodi tema oma osakonnaga saavutab. Aga selline liidri tüüpi juht on siis see, kes pigem hoiab taha plaanile ja laseb oma meeskonnal õitseda. 5. on see, et kui sa varem otsisid ise oma tööle tähendust, mis on selle asja mõte, et seeläbi ennast motiveerida, siis nüüd on sinu ülesanne luua nende töös tähendust. Näidata, et nende siin käimine, sinu meeskonnas töötamine läheb kellelegi korda. See läheb sulle korda, see läheb meeskonnale korda, see läheb organisatsioonile korda, see läheb organisatsiooni klientidele korda. See on nüüd sinu ülesanne, näidata neile, et see ei ole lihtsalt üks töökoht, vaid sellel on sügavam mõte ja sügavam tähendus. Ja viimane on seotud siis kõige laiapõhjalisema tundega oma töö suhtes, on töörõõm. Kõik inimesed veedavad töö juures 8-9 tundi päevas ja kõik inimesed sooviksid tegelikult oma tööl käimisest rõõmu tunda. Kui sa varem otsisid ise ja tõenäoliselt sa otsid ka praegu oma tööst rõõmu,
siis nüüd sinu ülesanne on tagada, et kõik need inimesed saaksid oma tööst rõõmu tunda. Ja see ei tähenda seda, et nad peaksid kogu aeg õnnelikud olema sellises nagu hedonistlikus tähenduses, vaid kui nad mõtlevad oma töökoha peale, kui nad räägivad oma tööst oma sõpradele nädalavahetustel, siis nendel võiks olla enda sees positiivne tunne. Vähemalt nagu neutraalne, aga kindlasti mitte negatiivne tunne. Et need asjad on valesti ja juhiga on asjad sassis ja seal on mingi segadus, et see on sinu ülesanne. Ja seda sa saadki eelkõige tagada läbi selle eelneva 5 punkti. Mida rohkem sa nendele fookust paned, seda kindlam on see, et sa tagad oma töötajale siis sellise töörõõmu kogemuse. Ja nüüd, kui sa küsid, et mis on kõige olulisem faktor, siis mis eristabki inimesi eesmärkide seadmisest, strateegia väljatöötamisest ja tulemuste kontrollimisest, on suhtefaktor. Nende tehniliste asjadega sul ei ole vaja nagu suhete pärast muretseda, sest et eesmärgid on paberil sõltumata, kuidas sa nendesse suhtud. Strateegia on välja töötatud sõltumata sellest, kuidas moodi sa suhtud ja ta töötab ja toimib. Kui ta on hea strateegia, ta toimib sõltumata, mida sa arvad sellest ja mis nagu pilguga seda oma arvutis vaatad. Aga inimestega on teine asi. Nemad on emotsionaalsed olendid. Ja kui nad näevad, et nende suhted kas meeskonnaliikmetega või sinuga on külmad, kauged, hoolimatud, siis see mõjutab nende igapäevast tööd. Ja seetõttu kõige olulisem faktor, mida sa juhina selles kontekstis teha saad, on tugevdada oma suhteid oma töötajatega. Ja mitte seda, et ma pean nendega sõbraks saama või et sõbralikud suhted, vaid usaldusväärsed, avatud, turvalised suhted. Et nad julgevad rääkida sinuga asjadest, et nad julgevad öelda neid asju päriselt välja, mida nad tahavad, nad julgevad küsida õigeid küsimusi. See on see, mis hakkab lõpuks määrama teie töö kvaliteeti ja ka koostöö tõhusust. Ja see on ju väga-väga loogiline, sellepärast et sinu ja nende ühiste tulemuste vahel, mida sa tegelikult soovid, et su tiim sulle toob, on need inimesed. Ja kui sul nende inimestega ei ole tugevaid, usaldusväärseid, avatuid suhteid, kuidas üldse oleks nagu võimalik nende eesmärkideni jõuda? Kui sa ei tea täpselt, mida need inimesed asjadest arvavad või kui need inimesed tunnevad sinust tingituna mingisuguseid negatiivseid tundeid, kuidas üldse oleks võimalik nagu üle nende, sa ei saa üle nende, sa saad ainult koos nendega või heas mõttes läbi nende, aga et nagu koos nendega minna nende eesmärkide suunas, see tähendab seda, et te peate päriselt ka koos olema, mitte ainult füüsiliselt kuskil samas kontoris koos. Ja nüüd mõned sellised konkreetsed soovitused, et kuidas moodi seda inimfaktorit rohkem siis juhtimisse tuua. Esimene ongi see, et sa peaksid hakkama nagu võib-olla rohkem teadvustama, et sinu tulemus on otseselt tingitud 3 asjast. Sinu töötajate motivatsioonist, nende eduelamusest ja nende töörõõmu hulgast. Ehk siis, kui nad on motiveeritud, on sul lihtsam oma eesmärke saavutada. Kui nemad tunnevad, et siin töötamine aitab nendel edukas olla, on sul lihtsam oma eesmärke saavutada. Ja kui nemad tunnevad oma töö peale mõeldes, et see on hea töökoht, see pakub mulle sisemist rõõmu ka kõige muu kõrval, siis sul on lihtsam juhina oma eesmärke saavutada. Teine samm on teha väike inventuur suhetele oma töötajatega. Ehk siis proovi liikuda nende formaalsete, distantseeritud suhete poolt lähedaste, turvaliste, avatud suhete poole. Vaata kõigepealt ise, et kuidas sa ise oma meeskonna ees käitud, kas sa oled seal loomulik, kas sa oled seal avatud, kas sa jätad mulje, et sul on midagi varjata või sa oled vaba, räägid nii oma probleemidest, muredest ja ma ei räägi siin mingist isiklikest muredest, aga sa oled vaba. Ja nüüd see vabaduse aste määrabki paljuski teie suhte kvaliteedi. Et kui teie suhted muutuvad tugevamaks, siis sul on lihtsam oma eesmärke saavutada, sest need inimesed usaldavad sind rohkem. Ja 3, arenda enda teadmisi ka inimeste juhtimises. Sellistes nagu vanade põlvkondade juhtidel on kalduvus arendada ennast küll valdkonnas, küll strateegias, küll efektiivsuses, küll aja juhtimises, küll finantsides. Aga see inimfaktor tundub olevat nagu iseenesest mõistetav, sest ma võtan inimesed tööle, maksan neile palka ja küll nad peavad siis minu nimel pingutama. Aga praktika näitab, et ei juhtu seda automaatselt. Mistõttu ainult need juhid, kes ikkagi püüavad mõista ka seda inimfaktorit juhtimises ja nad hakkavad reaalselt tegema mingisuguseid samme ja konkreetseid tegevusi selleks, et seda inimfaktorit tõsta, nad liiguvad kiiremini
oma eesmärkide suunas. Suur aitäh sulle vaatamast. Kui sa lähed lehele motivaator.ee /küsimused Y-ga, siis sa võid seal saata mulle oma mingisuguse küsimuse. Võib-olla on sul mingisugune segadus töö juures, mõni probleem töötajaga, mis iganes küsimuse sa võid mulle saata, ma käsitlen seda sellistes videotes, sa saad seda teha täiesti anonüümselt. Kui sa tunned, et mõni mõte sind kõnetas siin või ei kõnetanud, kindlasti jaga oma mõtteid kommentaarides, et teised ka saaksid kaasa mõelda ja ka mina saaksin õppida ja areneda. Ja kui sulle meeldivad motivaatori videod, siis YouTube'is vaadates pane siia alla telli, kuskil mujal vaadates pane näiteks Facebookis like ja siis saad olla kursis, kui uued videod tulevad. Aitäh sulle vaatamast ja tšau!